Mõned kuud tagasi kuulsin ma sellist väljendit nagu power hour ja seda seoses majapidamistöödega. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et sa mõtled korralikult läbi, mis toimetused sul on vaja eelisjärjekorras teha. Seejärel koostad nimekirja ning paned taimeri käima. Järgneva tunni aja jooksul teed sa ära nii palju, kui jõuad, aga sa ei lähe vahepeal Facebooki, ei helista kellelegi, ei chati kellegagi. Lihtsalt järjest teed ära kõik need asjad, mis sul nimekirjas on. Isegi kui sa vahepeal tunned, et tahaks midagi muud teha, siis ei, keskendu sellele, mida sa eelnevalt kirja oled pannud. Igatahes, täna ma katsetan, kuidas Power Hour õpetaja töös toimib. Ja ehk motiveerib selle video vaatamine ka sind oma aega efektiivselt kasutama. Olgu, hakkame tööle. Kõigepealt ma panen taimeri käima ja seejärel koostan nimekirja töödest, mis mul on vaja ära teha. Esimese asjana parandan ära 5. klassi tunnikontrollid. Eile oli meil kella tundmise peale tunnikontroll. Ma hindeid ei pane, kirjutan töö peale punkti summa ja lühikese kommentaari. Ja need õpilased, kellel ei olnud ühtegi viga, saavad töö peale ühe klepsu. Nagu näha, on mul veel aega 52 minutit. Järgmisena teen ma kokkuvõtte 4. klassi sõnade töödest. Tavaliselt ma jagan ühe peatüki sõnad 2 või 3 osaks ja pärast igat sõnade tööd annan ma õpilastele tagasisidet, kui palju punkte nad said ja lisan ka lühikese kommentaari. Aga sõnade tööd ma vahepeal kätte ei anna. Pärast viimast sõnade tööd klammerdan ma tööd kokku ja kirjutan töö peale üldpunkti summa ja kommentaari. Sõnade töid ma ei hinda. Seejärel kirjutame 1. klassi kokkuvõtvad hinnangud. Seejärel panen välja teise trimestri hinded, aga kuna osade õpilaste hinded on veel lahtised, siis ma kõiki hinded välja panna ei saa. Nagu näha, on mul aega veel 24 minutit ja täita on 2 punkti. Esiteks teha ettevalmistused spellingi võistluseks ja teiseks valmistada ette neljapäevased tunnid. Spellingi võistluseks on mul diplomid valmis juba tehtud, need tuleb mul nüüd praegu välja printida. Ja seejärel koostan osalevate õpilaste nimekirja ja otsin välja sõnad vanuseastmete kaupa. Võistlus toimub 4 vanuseastmes, 3.–4. klass, 5.–6. klass, 7.–9. ja gümnaasium. Nagu näha, on mul neljapäevase tunde ettevalmistamiseks jäänud 5 minutit, mis on ilmselgelt väga vähe, aga õnneks on mul nii 4. kui 5. klassis neljapäeval kontrolltööd.
nii et nende tundide jaoks on mul vaja lihtsalt kontrolllehed valmis panna. 12. klassis on mul 2 tundi ja kuna meil on spellingi võistlus, siis esimese tunni ajal me valmistume võistluseks ning teise tunni ajal toimub ka võistlus. Seega jääb mul 2. klass, kus meil on uueks teemaks perekond. Vaatame paari videot seoses selle teemaga. Siis teeme kuulamisharjutuse, siis nad saavad ise dialoogi läbi mängida ja seejärel mängime mõned sõnavaramängud pildikaartidega ja lõppu teeme paar töövihiku harjutust. Ja see oli minu Power Hour. Head katsetamist!